Ahoi kotkad, mis toimub siis? Et me oleme siin Kairitiga viimasel ajal nüüd uute linaski kohtade otsingul. Et üks video läks memberitele ka, täitsa hea koha leidsime, aga nüüd tulime ühte teise kohta. Võtsime täna Keiu ka kaasa. Hästi vara peab ärkama, sellepärast et ei, Viinamäe teod. Et hästi vara peab ärkama, sellepärast et me viime ta hommikul kooli või vahi, siis siin on Viinamäe tegusid. Nii, väga äge, teine ka kohe. Vaata, kui kiht värk. Näe, suured. Kolmas ka seal, näe, Keiu, vaata seal ka. Et no kas teeme ühe teise video ka Viinamäe tigude söömisest või? Et see oli päris põnev värk. Ja näe, siin ka veel. See on elus. Ja ta on kõik elus, mis ma leidsin praegu. Jala juures on ka. No võt, nüüd leidsime sihukese asja ka siit. Aga jah, et ühesõnaga tuleme, avastame uusi kohti siin Lõuna-Eesti pool, et kus siis linaskit püüda. Et seal Põhja-Eesti pool ja seal, kus ma vanasti elasin, seal ma teadsin. Aga nüüd oleme jälle ühe järve ääres, kus pole püüdnud ennem linaskit. Ja vaatame siis, kas siin võiks olla, et söödame sisse. Siin on üks sükene sillakene. Vaata kapoti peale. Näe, siin ka. Põnev värk. Ma arvan, et me võtame neid kaasa, teeme nendest üks päev süüa. Vot, sellest tuleb eraldi video kohe. Aga olukord on siin siis selline, et siin tuleb nüüd ettevaatlikult minna. Siin käiakse tõenäoliselt ka ujumas, aga noh, mitte praegu. Vesi on veel jahe. Aga noh, mina siit saan mindud. Ja siin on täitsa see ujuv sild, aga võt üks sarnast ma mõtlesin omale ka, aga see oli liiga kallis. Liiga kallis teha. Ossoi jeerum, selle veel on päris huvitav. Aga see on siuke täitsa palju tõotav värk. Et siin on keegi püüdnud ka, ma näen. Et eks siis söödame omale ka sisse kuskile, kui siit on siis püütud. Ma arvan, ja siis hakkame vaatama, aga see ots nüüd küll vist ei kanna. Jah, see läheb vee alla. Need on vist lekivad, ma kardan, need otsaomad on augud sees. Aga okei, siia teeme püügikoha ja hakkame pihta. Nii, ja me ise oleme tegelikult juba mitu korda telkinud ühe telgiga, mida me tahame ka teile täna tutvustada, mis me Salmolt saime. Tegemist on siis Norfini telgiga Nivala Blackout 3. 3 inimese telk, 4,3 kilogrammi ja paigaldamine väidab, et võtab 30 sekundit. Noh, ütleme nii, et selle põhiasja saab 30 sekundiga püsti, aga kui tahab mingeid roikaid ka maasse panna, siis päris nii kiiresti ei saa. 2,15 pikk, 195 lai. Et me mahume tegelikult neljakesi ka sinna ära. Ja 1,20 m kõrge neljakesi, sest et meil on koer ka. Ja Keiu ei võta palju ruumi. Et sai võetud just see mudel sellepärast, et ta on see nii-öelda blackout, ehk siis päike ei hakka suvel segama. Mind väga päike segab ja valgus üleüldse, kui liiga valge on, ei saa magada. Aga võtame ta lahti, vaatame, kuidas ta siis kokku käib. Ja loomulikult jälle, kes soovib omale sellist telki Salmost, siis link on video all olemas kõikidele nendele Salmo asjadele, mis me näitame. Aga paneme kokku. Nii, ja võtame ta lahti kotist ja põhimõtteliselt ta käib nagu üli kiiresti kokku. Niimoodi. Ja siis mina tõstan ta ülesse. Noh, need otsad, mis siin on, lükkan laiali ja siis on selline süsteem siin. Tõmbad niimoodi. Hops, nii. Nöörist. Nii. Ja ongi püsti. Ja siis kontrollid veel üle need kohad. Et siin on sükene, näed, niisugune nõkats. Kõps läheb siia sisse. Et need kindlasti on õigesti kõigil 4 nurgal. Ja siis polegi muud, kui tuli siia. Siis on see koht siin,
siin tuleb panna nüüd see, siin on mingi plastik või asi sees, et nagu õhutus natukene parem oleks siit. Ja tegelikult on õhutus siit ülevalt ka ja pärast vaatame seest ka. Et kuna ta on ikkagist kahekihiline telk, siis siit kahe kihi vahelt õhk liigub. Aga me paneme ikkagist, kuna meil vihma ka lubab, nurkadesse ka roikad ja tõmbame selle katte ilusti pingule. Ja kuna tegu on niisuguse väiksemat sorti kiirpaigaldustelgiga, siis tal ei ole suur eeskoda, aga täpselt piisavalt suur, et siia jalanõud ära panna. Ma panen need kummid siit pingesse ja siis vaatame. Et jalanõud siia alla panna ja mingid väiksemad muud varustused mahuvad ka. Et ma ei tahtki suurt, et meil on plaanis poistega minna suvel matkama ka jalgsi matkale kuskile, et siis see ei ole kõige kergem telk nüüd jalgsi matka jaoks, aga niimoodi kiiresti saab ta püsti. Et no, mis siin siis ruumi jääb? Ruumi jääb mingi siukene 30 senti või siia ette niimoodi. Ja siis lahti käib siit lukkudega niimoodi 2 poole. Nüüd Kairit toob ju madratsid ka, sest et meil sääsed ronivad sisse muidu ja seest on päris pime. Aga jah, põhimõtteliselt selle 2 kihi vahel, siit on näha, on kõik tühi ja see on kõik niisugune võrk. Ehk siis tal õhk liigub siit. Ta ei ole need odavad ühekordsed kupid, millel õhk ei liigu, et kondents on. Siit vahelt kõik on tühi. Käivad üksteise küljest lahti ka, kui vaja, siis sisemine ja välimine osa. Ja niisugune pime, vaat siis selline. Ja muidugi siia peale läheb nüüd see kate ka, kohe vaatame. Vaat nii jääb siis see ja siin ka. Õhk käib siis vahelt läbi selle ülemise sellest ja võrgust ja siit võrgust ja ühesõnaga tuulutust on piisavalt. Me oleme siin mõne korra käinud, aga käisime ka suht jahedal ajal. Esimene kord kevadel siin, kui vimba käisime püüdmas, aga vimba ei saanud, käisime poistega. Aga jah, võt selline värk, et päris äge. Tõesti peab päikese valguse kinni niimoodi, et päike paistab täiega peale, sees on peaaegu kotikas. Vot selline äge asi, et väga rahul oleme. Tänud Salmole. Nii, aga ega nüüd midagi. Nüüd tuleb kiiresti sisse sööta, võib-olla tõmban rehaga ka läbi, vaatan, kuidas see põhi on seal ja hakkame siis püüdma. Ja on aeg sööt kokku segada, tähendab, ma panen auto juures puru juba ämbrisse ära, on 2 asja. Mul läks pool pakki seda, Trapperi oma, ja siis panen pool pakki seda. Mitte pool pakki, vaid see on suur pakk, pool kilo seda, et mingi kilo koguse teen. Et see oli suurema teralise mingi selline graanulitega. On martsipanilõhna ka. Ja siis muidugi pool karpi seda, maisi panen seal järve ääres sisse. Mul on ussid kaasas ja on ka tõugud kaasas. Vaatame, mida ta siin sööb. Vaat. Ja siis nüüd polegi. Nüüd vean varustuse sinna kohale ja siis hakkan püüdma. Ja loomulikult jäi mingit varustust maha ka, et suure rabistamisega täna sai tehtud tööd kodus ka. Jäi maha sump, aga kasutame siis nii-öelda madratsi kotti, juuda vett läbi laseme, saame siia kalad panna, kui saame kätte midagi. Ega midagi muud üle ei jää. Laseme ta siia sisse ja vaatame, kas õnnestub. Ju ta õnnestub, mis tal ikka. Nii, jälle kivi panin raskuseks sisse ja ju läheb vett täis. Niimoodi. Süsteem siis. Ja nii kui sööt talle läks, keegi ka võtab kohe. Eks siin on paksult särge täis, oli juba aru saada. Aga ei tea, kui suured säred. Mul on otsas praegu 2 tõuku ja 1 väiksem mais. Nüüd vaatame, kas selle keegi nüüd sisse sööb. Nii. Ei jäänud. Söödi mais otsast ära. Nii õudselt nokivad seda maisi ja seda tõuku need väiksed kalad, et ma panin nalja pärast ussi külge vahepeal ja nüüd tuli selga pidi üks nurg. Mõtlesin, et äkki tahab siin
peaks latikad ka sees olema. Ussi hoopis või midagi, aga noh, vaatame. Ühesõnaga, üks maim läks ka sisse. Hästi pisikesed maimu on siin ka palju, panin maimuõnge ka sisse, et äkki mingi ahven siis või trossi seal küljes ei ole, et kui haug tuleb sinna, siis tõenäoliselt otsa ei jää, aga võtab konksu ära, aga noh, vaatame. Nii, ja elus sööta keegi võttis, vaatame, mis siia külge jäi. Et toome ta siia, vaikselt väsitame. Ja on meil haug hoopis. Ja väike haug võttis elus sööta, mitte ahven nagu lootsime. Aga noh, ütleme nii, et kala ikka. No vot. Aga mine siis teisele poole. Yes. Aga mul on üks maim veel. Paneme kiiresti külge ja vaatame, kas tuleb veel ahvenat siis äkki. Taustal käivad õppused. Kevadtorm. Meil on siin hästi õppuste lähedal olema. Siit mingi 200 meetrit eemal või. On mingi tegevus. Aga me siia tohtisime tulla, siin ei ole nagu probleemi. No vot, väikse ussiga praegu proovin. Väiksed kalad söövad kogu aeg alt ära. Et loobid sööta, see sööt on tõenäoliselt otsas siit alt juba. Päris äge. Automaadi kärin taga käib ja püüab siin kala. Vaata, no meie loom pauku ei kardagi. Timmu kartis palju rohkem äikest ja värki vanasti. No, niuksed nurud siin kiusavad. Et söövad otsast ära. Mis ta siin on? 8-9 sentimeetrit. Taga käib ilge andmine ja ma ei tea, kui hästi kaamerasse kostab, aga nad on päris kõvad litakad. Mitte mingi 200 meetrit eemal on siin mingisugune kontrollpunkt. Võsas on need maskeerimisvõrguga mingisugused autod ja värgid ja asjad ja tee peal on ka see mingisugune punkt seal, kus meid lasti läbi, ei peetud kinni. Noh, lõpuks ka sellist muutu nurg, mida soola panna juba. Ei tea, kuidas see linask sellesse automaadi paugutamisse suhtub, et ja kui kaua see siin käib, et ega me praegu vist seal kontrollpunktist läbi ei saaks ka. Kairit ütles, et paneb asjad kokku, läheme koju ära, siin ei saa magada. Aga ma arvan, et sealt ei lasta läbi lihtsalt praegu. Me peaks hirmus suure tiiruga sellest õppealast mööda minema, kui me tahaksime praegu koju minna, aga ei lähe midagi. Kuulame siin otsa seda asja ja tuleb meelde, mis vanasti oli ja püüame kala edasi. Noh, veel kuivatatavat nurgu. Ega midagi, läheb sumpa. No vaata, kui palju siin väikest on. Nii kui sööta viskad, läheb vesi keema kohe. Hüppavad välja ja mellud. Juhker, see sööbki sööda ära. Viskasin ühe paar suurt palli juurde jälle. Et noh, ma nägin siin vee peal, seal mingi asi võttis putukat vee pealt, võttis putuka vee pealt, üldse mitte suure mulksega, võttis ja keeras alla tagasi niimoodi, et saba tuli veest välja. Aga ma ei saanud aru, mis asja saba ta oli. Aga noh, mingi suur saba oli igal juhul. Mingi kala siis, mis vee pealt putukat võtab. Aga okei, istume, vaatame edasi. Nüüd on midagi natuke suuremat, aga mis asi see siis on nüüd siin meil? Ja ongi latikas või? Latikas või? Op. Oi. Nüüd sõitis teise õngega sassi. Ossa, kuule, päris okei latikas ju. Okei! Ei ära mine ära nüüd.
kuule, vaatad, mis latikad siit tulema hakkas. Vaata seda asja, no. Näed siis, ei tule linaskit, tuleb hoopis õhtune aeg. Vaata seda. Noh, sa vaata seda. No. Ilus latikas. No väga hästi. Selle võtame ka kaasa. Nii, üks elussööda kork on kadunud. Vaatame, mis siin nüüd küljes oli. Ei olnud midagi. Ahven vist võttis, aga jah, ei jäänud otsa. Tahab saada ühte asja kätte. Timmu juba teab, aga tema ei tea, näed, vaikselt vajub. Mis see raba äär, tema ei tea veel. Timmu vanasti teadis ja nüüd ongi. Ta tahab saada kätte seda risoomi, mis on selle vesikupu risoom. Ja nüüd ta vajub ja nüüd ta välja ei saa sealt muud moodi, kui ta peab ujuma hakkama seal kohe. Vaata lolli. Aga kätte sai või? Isegi kandis veel nii palju, okei. No väga tubli. Aga meie nüüd, Kairit tuli ka nüüd, ta õppis keiuga seal autos. No õppisite ka või? Joonistasite ainult või? Okei. Joonistasite autos, no selge. Õppused selleks hetkeks on nüüd läbi, võib-olla öösel hakkab jälle mingi õudne paugutamine pihta, ei tea. Aga minu arust see on okei. No nii, ongi kõik. Sai välja jälle. Ja minu arust see on okei selles mõttes, et siis teie saate ka natukene aimdust, et mis on automaadipauk. Saate Keiu ja Moonaga, Kairit saab ka aimdust, et mis on automaadipauk ja mis võib tähendada, kui tulebki päriselt sõjaolukord või midagi, et mis asi püsipauk on üldse. Aga no selge, püüame edasi, vaatame, mis me siin jutustame. Äkki tuleb veel sellist ilusat latikat. Noh, nii. Aga nüüd on väike särg sul. Nii väike, et sellega ei ole midagi teha. Oleks tegelikult võinud võtta päris elussööda õnget kaasa, oleks visanud suurema siukse särje. Noh, suure särje. Noh, suurema kui need maimud olid, mis ma panin otsa. Siis oleks saanud nagu elussöödaga võib-olla haugi ka. No järgmine kord. Viidikas. Võttis nüüd mingi viis seda tõuku või palju panin? 3 on alles. Noh, okei, seda on paar ära rebinud. No need ongi need maimud siin, need on mega palju need, mis ma panin nagu elussöödaks ka. Okei, 2 on alles. Aga paneme kohe juurde ja sulle ma... Nurg. Nii, voblanurg. See käib voblaks küll. Sitkene, ütleme nii, et minimaalne, mis võtaks, aga meil on kala juurde vaja, on ju. Pärast näitame ka, mis meil kaasas on, sööme. Meil on veel kuivatatud vimba kaasas. Et jah, aga selle võtame kaasa, sest meil on vaja juurde, meil hakkad varud otsa saama. Ei ole nüüd nii suur, anna kahvrutu. Aga ikkagist tundub, et tule minema metsa. Nägid seda pulli, peaaegu oleks saanud veel kätte. Kurat küll, see kaamerasse ka. Lase... Ära filmi praegu. Lase tõsta. Nii, see on nüüd normaalsem nurg. Jah. Väga hästi. Okei. Nii, ja Kairitil on latika suur. Hoia vasakule, nii et saame siia. Oota, rahulikult. Ära tõsta veest välja, nii. Yes! Said ka suure. Näts väiksem kui mul, aga no näed. Ei ole häda midagi. Lähevad ka suitsu. Üks läheb muidugi näitusele. Elusana. Jah. Kui nad on elus hommikuks. Me ei tea, kui palju see kuramuse kott siin vette pilaseb ja nagu toimib. Ma usun küll. Et nad õhku saavad. Oota, ma ütlen siin. No nii, meil on siin Timmu 2. Ta ei julgenud sealt maa pealt tulla, silla pealt, sest et siit ei saanud hästi. Ja nüüd ta üritab ujuda sealt kaudu, tuli sisse, üritab ujuda siia meie juurde. Aga nüüd on see, et me peame natukene aitama looma siis. Ja teine asi, me peame jälgima, et on meil siin asju ümber ja
oli tule. Ossa jeeru. Rapu. Vaata nüüd oma asju. Oma vahendeid vaata. No võt. Kahv! See ritv läks praegu. Nii. Mine metsa! Siin oli nüüd midagi küljes ja tõmbas puruks. Aug vist. Võttis elus sööta. Hammustas läbi või? Ei hammustanud, konks jäi alles. Aga elus sööda õng hakkas praegu minema. Okei. Nojah. Mis seal ikka? Läks küljest ära. Nüüd aitab küll tänaseks püügist. Hommikul vara ärkame jälle. Mina ärkan. Teised vist ei viitsi. Aga me leidsime siit, siin oli mingi koht, kus oli ennem lõket tehtud ka. Aga eelmine aasta, see aasta pole tehtud. Aga siin vedelesid võsa all kivid. Panime siin tellised ümber selle koha peale, kus lõket on tehtud ja teeme siis oma tule siin ja meil on siin natukene mingisugust vorsti ka. Aga noh, Kairit otsib need vorstid välja kohe, siis vaatame, mis meil siin on. Et mingid merevaiguga vorstid, mida mina ei ole ennem saanud. Eks me näe, mis nad on. Aga noh, teeme mingi, ma toon natuke hemedamat puitu ka, eks natuke istume veel tunnikene siin. Teeme vorstid ära, siis lähen magama, sest mina tahan hommikul ka püüda. Ma täna ikka katsun ennast üles ajada hommikul, sest et noh, latikas tulime linaskit püüdma, saime latikat, aga äkki linaskan ka ikka platsis mingi hetk. Hommikul söödan uuesti sisse ja siis vaatame. Aga praegu teeme natuke jämedama puiduga võsin tuld ja toon kohe jämedamat puitusid metsast. Õppuste koha pealt on vaikus. Ma eeldan, et neil ei lasta siin öösel magada. Õige oleks. Ehk siis ma eeldan, et mingi kell öösel läheb jälle pagutamiseks. Ja noh, on nagu on. Aga meie nüüd toome jämedamat puitu juurde ja hakkame grillima. Et sussutame need vorstid ära. Ega me ei hakka siin vist seda näitama, kui vorsti sööme, et noh, see pole midagi väga põnevat. Et järgmine klipp on tõenäoliselt sellest, kui ma hommikul siis püüan midagi siin. Et ma ei hakka siin öösel vist filmima enam, kui telki läheme, et ma arvan, et teeb siis klippi, kui miskit toimub põnevat. Et sööme ära. Näeme hommikul. Nii, hommik on käes. Ja vaatame siis, kuidas praegu tuleb. Et mis ta oligi, 5:30 on kell. No, hommik algab jälle nurgudega. No, mis see nüüd on siis? Tule siia. Vaata lolli. Tule siia. Op. Tulid mulle külla, jah. Oh, jumal küll. Okei. Selline loom. Nüüd on muidugi väga kummaline asi juhtunud, ma ei saa aru. Hakkan siin asju kokku panema. Ja kuidagi on need latikad, 2 suuremat, siit koti seest minema saanud. Siin on alles ainult need nurud. Et mismoodi need siit minema said, ma ei kujuta ette. Aga noh, ühesõnaga. Paneme asjad kokku ja lähme minema. Et ometi oli see ka ju tõmmatud niimoodi siia alla, koti suu juurde kinni. Et kuidas see nüüd niimoodi on siis, et väiksed on kõik alles ja suured on läinud. Vaat aru ei saa. Aga hea küll. Et noh, ainukene seletus on see, et mingi hetk oli järelikult see, et plastikjulla ei olnud piisavalt alla siia tõmmatud, et koti suu piisavalt kinni oleks, kuidas nad minema siit said saada. Aga miks siis väiksed sisse jäid? Just, et kõige suuremad kuidagi välja said siit. Ei oska öelda, väga kummaline. Või siis nad ikkagist olid seal sees
ja hallid viisid öösel ära need 2 suuremat. vaata pätikat üksteisele, tead küll. Hallid viisid öösel ära või need teefalased igal juhul aru ei saa. Aga selge, meil jäi muud üle, me peame kiiresti kokku panema siin asjad ja sina lähed kooli, on ju. No vot. Ja linaskit, mida püüdma tulime, ei saanudki. Et täna hommiku tundus, et korra oli nagu linaski mull ka seal all, aga linaskit ei saanudki. Aga leidsime jälle koha, kus on siis ilusat latikatega. On nagu on. Mis seal ikka? Kes tahab siis seda telki, vaatab video alla link ja mis seal ikka järgmise korrani. Kerige magama ära, kratid.